Armulises Jumala nimel, südamete ja pilkude muutja, päeva ja öö valitseja, kõigi hetkede suunaja, tõsta meid parimasse seisundisse. Kõigepealt on vaja avaldada sügavaimat kaastunnet kõrgeima juhi ja selle riigi pühendunud teenijate surma puhul. Kogu selle riigi kallile ja väärikale rahvale avaldame kaastunnet. Iga uue aasta alguses loetav palve on eriline. Palume kõikvõimsalt Jumalalt, et ta parandaks meie olukorda võrreldes sellega, milles me praegu oleme ja muudaks meie südameid. Aamen. Tema teele, suunamisele ja eesmärgile, otsides seda, mis talle meeldib. Tahaksin öelda järgmist. Sel aastal langevad praegu kokku 2 suurt ja õnnistatud sündmust. Meie Novruz ja meie püha Eid al-Fitr. Novruz, meie rikkas kultuuris ja traditsioonilises usus, on seda meie maal juba sajandeid ja aastatuhandeid peetud alati uueks alguseks, elu aluseks. Meie kultuuris sümboliseerib Novruz sügavat uuenemist. Püüame unustada kõik vanad solvumised, kibestumised ja arusaamatused. Sel aastal, rohkem kui kunagi varem, vajame Novruzi, mis rõhutab ühtsust, ühtekuuluvust ja rahvuslikku solidaarsust meie kultuuris. Me näitame seda kogu maailmale, peame unustama kõik oma varasemad solvumised. Peame murdma kõik tõkked ja kokkulepped, ühendama oma jõud ja tooma uhkust meie kallile Iraanile. Väljume sellest tormist ja kriisist, kus praegu oleme. Rinnapiirkond on nagu rinnad. Vabane kõigist oma kibedustest ja õpi hindama ning väärtustama armastuse veini. Oleme nüüd jõudnud Eid al-Fitri erilisse hetke. Pärast seda, kui oleme terve kuu pingutanud oma isikliku arengu nimel, tunneme tegelikult, et oleme füüsiliselt kurnatud. Muusika, uus vaatenurk ja uus usk. Need 2 elementi pandi kokku. See sai rajatud selle sügava, vaimse usu sees. Meil oli harjumus pidevalt palvetada. Oo Jumal, toida kõiki vaeseid ja maailma näljaseid ning hoia kurjused meist eemale. Palun tee just seda praegu. Pühendu vigi haigete ja kannatajate tervendamisele, sest kellel on tõeline usk ja veendumus, ei saa võtta süütu inimese elu. Pea seda meeles täna ja iga päev, piirkonnas, kus me elame. Nad tapavad inimesi jõhkralt. Lõpuks ütlevad nad, oo Jumal, paranda kogu korruptsioon moslemite seas, paludes Jumalalt seda. Meie, moslemite seas, eksisteerib see. Meil ega moslemiriikidel ei ole kavatsust tekitada lahkhelisid. Me ei otsi konflikti ega sõda islamiriikidega. Nad on meie vennad. See konflikt, mis on tekkinud, on põhjustatud kavalast vaenlasest, kes selle meetodi ja käitumisega tekitab meie, moslemite ühiskonnas probleeme. Just selles pühalikus kuus, ilma igasuguse põhjuseta või loogikata, meie kallis juht, nad tegid meid märtriteks. Ilma igasuguse põhjuseta või loogikata tegid märtriteks meie komandöre ja ministreid. Ilma igasuguse põhjuseta või loogikata. Need, kes räägivad inimõigustest ja inimlikkusest. Koolis 168. Nefl Tafli tapeti need süütud lapsed. Nende seljakotid on siiani siin. Koos lootuste ja unistustega elust, mida nad soovisid. Need, kes armastavad rääkida inimlikkusest, on samad, kes hõõruvad inimõigusi meile näkku. Meie põhiline veendumus on teenida inimkonda. Meie veendumus on alati ulatada abikäsi igale abivajajale ja aidata kõiki, kes on haiged. Kui nemad oma sõnade, tegude ja loosungitega panevad meid süüdlasena paistma. Me pole kunagi tuumarelvi taotlenud. Iga kord kõrgeima juhi teenistuses alustasime kaitset. Ülemad olid kohal ja kõrgem juht kinnitas alati kindlalt, et tuumarelvad on usuõiguse järgi keelatud. Islamivabariigis ei saa ükski võimuesindaja liikuda ega mõelda massihävitusrelvade, ka tuumarelvade arendamisele.
aga seal, Ameerika Ühendriikides ja nende president panevad maailma uskuma, et me liikusime tuumarelvade suunas. Tegelikult tahtsid nad meid süüdistada massihävituse edendamises ja kahjuks aktsepteerib maailma meedia neid valelikke samme ning selle põhjal väidetakse, et nad tahavad võidelda nende vastu, kes piirkonda destabiliseerivad. Nad arvasid, et kui meie kallis juht langeks märtrina, kui komandorid langeksid märtrina, siis riigi struktuur laguneb ja kohe valis ekspertide kogu meie kalli juhi, ajatollah Khamenei. Nad valisid tema, ta juhatas teed jõuliselt ja jätkas tööd. Nad jäid kindlaks sellel kriitilisel hetkel, mil võitlejad võitlevad õiglaselt ja väsimatult, kaitstes end suure jõu ja otsusekindlusega. Siin on ka Basiji ja julgeolekujõudude kohalolek. Tõsiasi, et kõik need kohad, kus nad töötasid ja elasid, said selle aja jooksul tänavatel olles mõjutada, et kaitsta ja tagada inimeste turvalisus. See oli erakordne. Tänan neid kalleid inimesi. Oluline on tunnustada ka pühendunud linnavalitsuste töötajate teenuseid. Ja me oleme väga tänulikud neile, kes vabatahtlikult olid tänavatel abistamas. Meie valitsus tegi sel perioodil kõik, et ükski teenus ei jääks tähelepanuta ega tehtaks vigu. Nii olgu ja kõik välismaal olevad iraanlased, tulge ka. Puhastame uue aasta puhul hinged ja patud, jättes kurbused selja taha. Ühtsuse ja ühtekuuluvusega pingutame Iraani suuruse nimel. Meie kallitele ja hinnatud naabritele Iraani ümber. Te olete meie vennad. Need probleemid või korruptsioon, mis on meie suhetes tekkinud. Me palume Jumalat aidata korruptsiooni ja lahkhelide kõrvaldamisel. Olen valmis koos teiega kõik probleemid lahendama. Ja ükskõik mis ettekäändel. Me langesime lõksu, mille vaenlased meile valmistasid ja teatasime sellest avalikult maailmale, et me ei püüa piirkonnas mingit segadust tekitada. Me ei soovi, et riigid peaksid relvi ja laskemoona koguma vaid enesekaitseks ja seejärel ootama võimalikku rünnakut oma territooriumil. Mitte mingil juhul ei mõtle me sekkuda teiste riikide siseasjadesse. Me ei soovi absoluutselt, et kogu piirkonna turvalisus ja rahu oleks häiritud. Need on väljakutsed, mida meil endil on täielik võimekus lahendada, aidates üksteist ja käies alati käsikäes, suudame need lahendada. See on sõnum islamiriikidele. Parandada asju ja küsimusi, kus on korruptsiooni. See on Jumala püha käsk, et me saaksime oma probleemid omavahel lahendada. Parem on seda teha, kui meedias propageerida ja oma rahvale levitada. Öeldakse, et Iraan tekitab piirkonnas ebastabiilsust. Uskuge mind, samuti peaksite ise uskuma ja teadma. Te isegi teate, et just Iisrael põhjustab kogu piirkonnas segadust, ebastabiilsust, genotsiidi, terrorismi ja kohutavaid kuritegusid. Mu kallid kaasmaalased ja sõbrad, tugeva ühtsuse ja vastastikuse koostöö kaudu ehitame üles oma Iraani ning toome sügava uhkuse ja jõukuse tunde kogu meie rahvale. Koos naabritega liigume siira rahu ja sõpruse kaudu kogu piirkonna rahu, arengu ja majandusliku edenemise poole. Koos ja kooskõlas naaberriikidega saame kehtestada püsiva julgeoleku ja sotsiaalse heaolu kogu piirkonnas. Palun kõikvõimsat Jumalat, et ta meil õnnistatud päevadel juhataks ja aitaks meid meie keerulisel ajaloo hetkel. Väga tundlik ja tähtis lehekülg. Et taas saaksid kehtestatud rahu, turvalisus, vaikus ja tee arengule. Et ta selle tee meie moslemite ette asetaks ja et see hoiaks nafta, lahhelid ja sõja meie piirkonnast eemal. Veel kord palun alandlikult kõik võimsa ja halastava Jumala poole selle küsimuse pärast, et ta annaks oma lõpmatu halastuse meie kalli revolutsioonijuhi kõrgele hingele. Koos vaprate komandantide ja nii kalli rahvaga, abitu ja puhaste lastega ning kõigi süütute inimestega, kelle elud võeti ebaõiglaselt nii traagilisel viisil. Et ta kataks neid oma igavese halastusega
ning annaks meile jõudu ja kindlust meie rahva ülendamise, uhkuse ja suveräänsuse teel. Et nad aitaksid ja annaksid teile, kallid kodanikud, minu sõna, et meie ja valitsus oleme täielikult teie ülla rahva teenistuses. Ja loodan, et need raskused ja katsumused lõpevad võimalikult kiiresti, et saaksime jätkata oma elu uhkuse ja väärikusega, rahus ja vaikuses. Koos teiega ja islamiriikidega. Olge õnnelikud, edukad ja võidukad.